Enne kui me alustame tutvustusringiga ja juhime sisse selle väikese paneeli idee, ma küsin rahva käest, kuna oluline on, et rahvas osaleks kõigest sellest, mida me siin teeme. Tõstke käed kõigil, kellel on kodus tulirelv. 1, 2, 3, 4, no ikka selge vähemus. Kui te mõtlete selle peale, et on skaala 1 kuni mingi 170-ni, 180-ni, kui mitmendal kohal on Eesti selles edetabelis relvade arvu koha pealt 100 elaniku kohta? Maailmas? Jah, maailmas. Alla 100 loomulikult. Esikohal, ma tuletan meelde, on siis loomulikult Ameerika, eks ju, kus on 100 inimese kohta 112,6 relva tsiviilkäibes. Teisel kohal on Serbia 75,6, ma ei julge nüüd nagu 100% loomulikult anda, see on Wikipediast pärit andmed. Kolmandal kohal Jeemen 54,8, Šveits muideks neljandal kohal 45,7, lähipartnerid Rootsi 9, Norra 10, Saksamaa 15, Soome 16, Läti 31 ja Eesti alles 63. Meil on 100 elaniku kohta tsiviilkäibes 9,2 relva. See on ju tegelikult ikkagi nagu nii, et väga vähe, täpselt nii nagu siin on näha, et valdaval osal enamustest tulirelva ei ole. Ma ei usu, et see Leedu näitaja päris õige on. Väidetakse, et Leedu on 157. kohal, seal on 100 elaniku kohta 0,7 relva. Ma usun, et seal on tõenäoliselt midagi on nagu viltu. Aga teine viktoriini küsimus on see, et mis te arvate, kui palju, kumbasid on Ameerikas rohkem, kas Starbucksi, kohvikuid ja McDonaldsi restorane kokku või relvapoode? Õige. Ja nüüd räägime sellest, et viimasel ajal on hakatud ka relvasid Eestis kuidagi rohkem soetama ja relvalubasid taotlema, aga kõigest järjekorras. Ennem juhime sisse oma paneeli, mille võti on siis see, et kas relvastatud rahvas on julgeolek või julgeolek ja siin on teie ees meie tublid panelistid ja alustame otsast, igal ühel üks küsimus ja alustame Sigrid. Sigrid Hartmann on kaitseliitlane ja laskesportlane. Sinul, Sigrid, on relv? Jaa. Mitu relva sul on? Kodus on 1. Sul on nimeline relv ka siis läbi Kaitseliidu? Jah, lausa 2. Lausa 2. Mille jaoks sul relv on? Püstol on mul alates 2003. aastast Püstol Glock. Enne oli Walter B99, aga siis vahepeal paar aastat olin ilma püstolita, kuna, nagu sa mainisid, olen laskesportlane ja siis ka julgeolek. Kas sa tunned, et su elu on ohus? Mu elu ei ole ohus, aga maailmas juhtub väga palju igasuguseid kummalisi asju, kus ma tunnen, et mul võiks olla kaasas relv, isegi kui ei ole. Kas sa tunned ennast kodus tänu sellele Glockile praegu paremini? Ma arvan küll. Väga hea, lähme edasi. Tõnis, sina oled Tondi lasketiiru juht ja koolitaja, endine politseinik, kui ma ei eksi. Mitu relva sul kodus on? Ma siin lõin kokku just ja selles kodus tegelikult on 1 vist ainult üle, ma jään tiirusrelva ruumis, aga kokku on 6. Ja see põhjus, nagu miks neid relvasid natuke rohkem on tekkinud, on pigem see, et ma käin jahil. Et jahil käimise pärast ja laskesport. Et enesekaitseks, kui sellist relva ma igapäevaselt kaasas ei kanna. Kuigi teistpidi võttes jälle, et erioskused, et võiks maailma sündmusi vaadates võiks kaasas kanda. Sellepärast just näiteks Pariisi taoline sündmus, 1 relvaomanik oleks võinud selle sündmuse seal lõpetada väga kiiresti. Kas sa Eestis olles kodus siin samas Paides näiteks kannaksid muidu igapäevaselt relva? Ei, absoluutselt mitte. Sa ei tunne vajadust tänast relva kanda? Jah, ma ei tunne vajadust ka sel juhul, kui me oleme täna siin kõik paidekad teada, et me oleme siin ekvaatori selja taga, seal kurikuulus kõrts siin. Et selles mõttes ka siin käies ma ei võtaks selles mõttes nagu relva enesekaitseks kaasa, kui ta oleks seadusega lubatud.
et selles suhtes, et mina tunnen ennast turvaliselt Paides. Ja siit, no tegelikult ma olen Paidest väljas, keset metsasid. Ainus asi, mis on, et oleks vaja suurekaliibrist püssi, kui tekib rünne, kas siis metsloomarünne siis koduloomade vastu või siis pere vastu. Suur tänu, lähme edasi. Toomas Kuuse on politseiametnik ja ka laskesportlane. Sul on ka teenistuse järgselt relv olemas. Kas sul kodus nimeline või endale personaalselt välja antud relv ka on? Tervis kõigile. Minul isiklikult on 4 relva, on 3 laskespordirelva ja 1 on siis enesevara kaitseks. Kas sa tunned, et sul on kuidagi julgem tunne tänu sellele, et sul kodus on nii palju relvi, kui sul siis parasjagu on? Enesevara kaitseks soetasin relva ajal, kui ma olin menetluste juht ja ütleme seal menetluste jooksul ma puutusin kokku piisavalt halbade inimestega, et aga kui ma praegusel hetkel enam menetlustega nii aktiivselt tegelen, siis on see oht nagu ära langenud. Et siin enne küsitud, kuidas maailmasündmused võiksid mõjutada inimese kartusetunnet, et siis mina nagu selle maailma praegu olukorra pärast väga muret ei tunne enda turvalisuse mõistes. Minul oli just selliste kohalike inimeste poolt oli väheke muretsemiseks põhjust. Väga hea ja lähme edasi. Aitäh sulle, Toomas. Dmitri Kudras on laskesportlane ja laskespordiklubi eestvedaja. No nii. Dmitri, palju sul relvi kaasas on? Ma alustan sellest. Ma jään selle küsimuse vahele, et jätka edasi. Kui palju sul relvi üldse on, Dmitri? Mingi 36 vist. Ma täpselt ei mäleta. Mille jaoks sul on vaja 36 relva? No, alustame sellest, et kõigepealt ma armastan relvi. Et kui te armastate midagi, mõned armastavad autosid ja ostavad endale autosid. Mina armastan relvi ja ostan endale relvi. Kujutate ette, et Dmitri saaks ära varustada enamus selles telgis olevad inimesed. Dmitri, kas sa tunned vajadust viimastel aegadel, et neid relvi võiks olla rohkem? Ma ütlen nii, et enda kogemusest mul on 5 sündmus oma elus, kus ma kasutasin relva enese kaitseks ja teised enda kaitseks ja teise isiku kaitseks. Millal neist viimane oli? 2012 vist. Kas need on füüsilised inimese vastu situatsioon või need on metsloom, nagu siin ka Tõnis välja tõi? No, ma elan kõige ohtlikum Eesti linnas, Tallinnas ja... Ma elan ka Tallinnas, ma küll ei tunne, et ma peaks relvaga seal ringi käima. Ja seetõttu nagu on mul juhtunud olukordi, kus just inimesed tegid mingit asja, kus ma olin sunnitud kasutama relva enese ja teiste isikute kaitseks. 4 inimest, 50 relva, jämedalt öeldes. Uskumatu number. Mina olen Rasmus, minul ei ole mitte ühtegi relva ja ma ei kavatse seda ka soetada. Sellepärast, et hoolimata sellest, et ma olen aastast 1995 töötanud krimireporterina ja näinud ikkagi aegu, kui Eestis toimus 365 tapmist, ehk täpselt sama palju kui aastas päevi, olen ma ka arenenud nende 21 aasta jooksul sinnamaani, et ma näen, kuidas Eesti riik ikkagi täna omab monopoli selles vallas, et ka riigi majandusliku ja intellektuaalse arenguga on viidud tapmiste arv tasemele Elmar Välju 48 aastas. 365 on saanud 48 aastas. Ma tunnen ennast turvaliselt, ma usaldan politseid ja ma tunnen, et hoolimata sellest, et must on saanud lapsevanem, ma tõesti ei vaja relva. Enese kaitseks, kui ma oleks laskesportlane, siis võib-olla ma tõesti seda endale hangiks, aga meil on siis hea selline nagu balanss, et teil on relvad, mul ei ole relvi. Et väitleme siis. Asume kohe asja kallale. Mis on teie hinnang? Nii, palun. Ma kohe ütlen, et sa tunned ennast turvaliselt, sest meie siin sind kaitseme. Juhul, kui midagi juhtub, kui tuleb mingi pätt näiteks siia ja soovib viia teosse massiline terve. Täpselt nii. Kes sind kaitseb? Ma arvan, esiteks politsei just nimelt. Okei, palju siin politseinikke on? No siin on vist päris mitu. Üks kõik.
Küsi, kas kõik on relvastatud ka? 2 politseinikku. abipolitseinik, palun väga. Just. Palju relvad kaasas? Ma jätan vastamata sellele. Ma küsin siis pigem vastu, et kui palju on neid situatsioone, kus on relva pidanud inimesed kuritegevuse tõkestamiseks kasutama? Tavalised reainimesed. Mis te arvate? Minu teada ajakirjanikuna, kes kogu aeg jälgib sündmusi, ma väga ei tea, et Eestis neid sündmusi oleks, kus erainimene, tavaline tsiviilisik peaks kasutama relva väga palju. Palun. Räägin juttu oma kogemusest, et Tallinna kesklinn, no nagu alati, teate, see on kõige hullem koht meil Eestis. Ja selline koht nagu Scotland Yard, kõik teate, selline baar. Mina sõidan autoga koos oma vanematega ja äkki üle tee jookseb mees, tema järgi jookseb veel mingi 5-6 meest, löövad temade jalast, siis ta kukub trammiteedele ja hakkavad teda peksma jalgadega. Mina olin vist 3. auto, jäin seisma ja ees. Autosid jäid seisma, hakkasid piiksuma, piip. Mina tulin välja, mul oli relv kaasas, tulen nende inimeste juurde, küsin, mis juhtus. Peale seda siin mulle öeldakse vene keeles, roopsõnu ja siis need inimesed hakkavad liikuma minu poole. Võtan relv välja, toon pumm, kõik jooksevad laiali. Ja nüüd tagajärg, mida ma sain juba teada pärast, see oli Soome turistid, kes käisid Scotland Yardis, võtsid natuke viina, 2 meest oli. Kui nad tulid välja, siis ühele kohe andi vastu luud ja võeti raha ära. Teine hakkas jooksma nende kuritegevate eest ja jäigi vahele ja teda peksti nii, et teda viidi kiirabisse teadvuseta. Kui politsei tuli kohale, siis mina seisin tema juures, oli nii suur loik verd ja esimene küsimus politseinike poolt oli, kas sina teda lõid maha? Ma ütlesin ei, ma päästsin teda. See on konkreetne juhtum konkreetsest elust. No ma tean teist juhtumit 90ndate keskpaigast, siis kui veel Viru hotelli juures, või vabandust, kaubamaja juures oli ristmik ülekäidav, kus taskuvargad võtsid selja tagant ühel mehel taskust rahakoti, see inimene nägi, tekkis rüselus, kuhu sekkus 3. inimene, kes nägi sündmust täiesti valesti ja omavahel põrkusid 2 inimest, kes tegelikult oleks pidanud olema ühel samal poolel ja lõppes see väga kurvalt. Ma tahan siia öelda seda, et Dmitri, sinu puhul tõenäoliselt ei ole see ju üldse probleem, sa oskad relva käsitleda, sest sa oled laskesportlane, sul on staaž, aga sa ise oled öelnud aastal 2007, et turirelv inimese käes on tegelikult nagu aatompomm, mis võib põhjustada sõltuvalt situatsioonist absoluutselt kõige suurema katastroofi, mis keegi võib ette kujutada, eks ju. Ehk et tegelikult sa ju siis mingil määral räägid selle vastu, et kui oleks sinu asemel inimene, kes selle relva sai eile, siis oleks see võinud lõppeda hoopis teistmoodi. Palun, Mikri kõigepealt. Okei, Toomas tahtis midagi öelda. Sellest aatompomi üldse asjast, miks ma ütlesin seda asja, et inimesel relv nagu riigil aatompomm. On meil Põhja-Korea, keegi teda ei ründa, miks pärast? Tuumarelv. Keegi ei taha neid rünnata just see tõttu, et kui nad vastavad, näiteks üks aatompomm lendab kuhugi Seuli või Tokyosse, siis need tagajärjed on niivõrd suured, et ei ole mõtet proovida rünnata. Kas te arvate, kui näiteks Ukrainas oleks tuumarelv, kas Krõmm oleks praegu, kelle oma? No me läheme oma siis natuke kaugemale, aga Toomas. Ma tahtsin nii palju öelda, et sellised juhtumid, kus relva on kasutatud enesekaitseks, on olnud küll ja neid lihtsalt pole ajakirjandusse jõudnud, et need peamiselt on seotud talumeestega, keda on siis mindud röövima. Ja nad siis nii-öelda hoovi sõitnud autost väljunud noormeestel lihtsalt laengu üle pea lasknud ja noormehed on ära läinud selle peale. Ja need juhtumid on, aga sellised juhtumid, nagu Dmitri just kirjeldas, et need on sellised
kodaniku sekkumise juhtumid, kus tegelikult tulemus on see, et see, keda pekstakse, see jääb küll terveks, aga ega neid inimesi ei tabata, neid jooksevad laiali. Et põhimõtteliselt, mis Dmitri tahab öelda, on see, et see relv on argument, mis on väga mõjus, kõik saavad sellest ühtemoodi aru, aga ega ta vägivald sünnitab vägivalda ja see ei ole kindlasti kõige parem lahendus, kui eraisikud võtavad selle situatsiooni lahendamise oma kätte, oma otsustada, oma vahenditega. See alati on selline kahepoolne küsimus, täpselt nagu sa välja tõid, et kui tõlgendada olukorda valesti, siis otsused võivad olla väga valed. Dmitri näide läks nagu hästi, inimene pääses suuremate kannatusteta ja elama, et see on nagu hea näide. Sigrid? Ma pigem tooks nagu kogu seda relva kandmist, et pigem see on nagu heidutusmeetod ka. See oli nüüd aastaid tagasi, minu vanaema, kadunud vanaema oli veel elus, ta elas Toilas, Toila külas siis nagu väljas, suhteliselt üksikus kohas. Ma käisin iga nädalavahetus tema juures, viisin süüa ja toetasin igatepidi. Ühel siis nädalavahetusel vanaema ütles, et nädala sees olid tulnud mingid mehed tuppa noaga, ähvardades võtnud ära tema raha, olid võtnud siis ära seal minu mingi makk oli seal ja mingi täiesti suvaline nodi, et olid lihtsalt selle kaasa võtnud ja ära läinud. Kuna minu vanaema oli kuulmispuudega, siis tal ei olnud telefoni, mitte mingit abi või sellist asja, et ei olnud võimalik kutsuda ja nii lihtsalt oligi. Ja järgmised mingi kuu või 2 nädalavahetustel ma täiesti demonstratiivselt, mul oli relv, kogu aeg oli vööl, ma käisin kohalikus kaupluses, hõlmad laiali, ma tean, et see tegelikult nii ei tohi, aga täiesti demonstratiivselt ma näitasin külarahvale, et mul on relv, mille peale tuli siis mingi hiljem naabrimees minu juurde ja hakkas rääkima, et kuuled, et küla peal juba räägitakse, et et teie maa lähedale ei saa tulla, et siit võib tina saada. Ja mina tooksin seda nagu pigem heidutusmeetodina. See oli selline ainukordne ja ainulaadne juhtum, aga ma arvan, et kui ma oleksin olnud seal vanaema juures samal ajal, ma ei oleks kindlasti käed niisama rüppes istuma jäänud. Kindlasti ma oleks relva kasutanud siis kaitseks. Tõnis, kas sa tahtsid midagi öelda? Jaa, ma tahtsin lisada siin seesama, mis tuli välja, et relva käsitsemise oskus. Et tänasel päeval 2 suurt kontingenti, kelle tegelikult relvad on laskesportlased ja jahimehed. Ja mõlemal puhul on tegemist sotsiaalse kontrolliga. Ehk siis ta peab kuuluma spordiklubisse, ta peab käima võistlustel, jahimehed peavad tegema laskekatse, peavad jahil käima, vastasel juhul nad arvatakse sellest organisatsioonist välja. Ainus, kelle üle meil täna tegelikult riigis kontroll puudub, on need, kes on ostnud relva omal enesekaitseks. Et tehes ise koolitusi ja satuvad minu juurde inimesed, kes siis on unustanud pikendada relvaluba. Ja kui ta tuleb tiiru, küsib ja et tuletage meelde, siis tuleb välja, et ei oska üldse lasta. Siis minu poolt on kunagi Sisekaitseakadeemias töötades kadettidele ütlus, et relvad ei ole ohtlikud. Et inimesed nendega on ohtlikud, oskamatud inimesed. Et see on nagu see pool, mis selle relva ja relvakultuuri pool peaks välja tooma. Ja kus tegelikult oleks vaja täna nii-öelda riigi sekkumist, mitte piirata relvaliiki, sest kui mina elan maal, siis minul on vaja sileraudset püssi, kaitses ennast siis metsloomade vastu. Näitena siis kährik ründas mul koera, lasin revolvri siis trumlide ja 6 lasku selle kähriku sisse, väga lähedalt distantsi. Kährik siis edasi sain koera kätte. Ja siis järgmine päev ma leidsin selle kähriku üles. Aga toona mul veel sileraudset relva polnud, oleks olnud 1 lask ja see oht oleks möödas. Praegusel hetkel ma tekitasin suurem ohu.
et sellepärast on see, et miks me piirame inimese relvaliiki enesekaitseks, kui tekitame selles mõttes samamoodi kontrolli, et ta ikkagi oskab seda käsitseda. Tulles siis tagasi selle Dmitri loo juurde, et kui seal oleks nüüd see inimene olnud selles situatsioonis, mille Dmitri lahendas targa ja nii-öelda õppinud staažika relvaomanikuna, kes on sinu juures käinud ja kes luba omades tegelikult on amatöör, oleks seal võinud toimuda aatompommilahvatus. Aga ma tulen korra rahva juurde. Kui palju teist on maailmas Eestist kodulähedal toimuvatest sündmustest lähtuvalt viimastel aegadel mõelnud tulirelva soetamise peale? Üks käsi. Juurde soetamise. Ei, lihtsalt, et soetaks omale esimese relva. 1, 2, 3 käsi oli ka. No jälle, vähemus. Aga tegelikult statistika, mis seal salata, kui ma 2 nädalat tagasi selle politseiametist välja tellisin, ma arvasin, et seal ei saa mingeid üllatusi olla, et ega eestlased ju väga relvi ei armasta ja seesama Wikipedia number ütleb, et ju meie hoiakud on ikkagi turvalised ja me usaldame, et politsei tuleb ja likvideerib kogu ohu. Siis kui ma selle eile lahti tegin alles, siis ma pean tunnistama, et ma arvasin, et siin on mingi eksitus, aga ma arvan, et eksitust ei saa olla. Lugu siis selline, et relvalubade taotlemine on kasvanud tegelikult ikkagi nagu lausa hirmuäratavalt. Kui näiteks aastal 2012 anti välja kogu vabariigis 658 relvaluba ja aastal 2014 1019, eelmisel aastal 951, siis selle aasta esimese pool aasta jooksul on juba neid 714. Ehk et me sisuliselt oleme, ma arvan, 7 kuuga juba eelmise aasta normi täis teinud. Ja nüüd on küsimus teile, et millest see kõneleb? Millest see kõneleb? Ma võib-olla räägin näiteks sellisest statistikast ka, et kui algas Ukraina kriis, siis Kaitseliitu astujate arv eelmisel aastal oli 200 inimest. Tänase päeva seisuga mingi pool aasta siis number on hoopis 50, kuna mida ütleme, et suurem on mingi meie naaberriigis toimuv mõjutamas, seda rohkem inimesed hakkavad mõtlema oma julgeoleku peale. Tänu sellele suureneb ka relvade soetamise arv, Kaitseliitu siis astumise arv ja kui ütleme, et see olukord on nüüd natukene, ütleme, mitte maha rahunenud, seal action käib edasi, aga sellest võib-olla, et ei räägita enam nii palju. Ja meil on nüüd olümpiamängud ja Eesti sai pronksi ja nii edasi, et see, ütleme, et huvi kandub juba edasi. Et siis ka ütleme, et kogu see ka liikmeks astujate arv on vähenenud, ka relvade soetamise arv ei ole vähenenud, aga põhimõtteliselt võib-olla see plahvatuslik tõus on seotud nagu ka geopoliitilise olukorraga meil maailmas. Nii, džentelmenid. Ütleme enda töövaldkonnast ma olen täheldanud 2 aspekti. Üks aspekt on Ukraina kriis, teine on põgenikekriis, mis eelmisel aastal oli nii-öelda tipus. Praegusel hetkel põgenikekriisist väga enam ei räägita, kuna nii-öelda see otsene efekt Eestis ei väljendunud. Aga eelmisel aastal hakkasid inimesed väga oluliselt relva soetamisel mõtlema just nii-öelda kommenteerides seda põhjust põgenikekriisiga. Teine pool, mis ma olen näinud nii-öelda enda spordiklubis, on relvaseaduse muutus. Inimesed kardavad, et kui nendel oli juba väike mõte, et nad kunagi relva soetavad, siis süübimata sisusse, mida relvaseaduse muudatus või siis Euroopa direktiivi muudatus toob, nad üritavad ennetada seda ja soetada siis endale relv, mis võib-olla tulevikus on võimatu soetada. Aga tegelikult see on selline natukene vale käitumine, et inimesed lihtsalt ei süvene nendesse olukordadesse ja mis siis nii-öelda relvad või siis nende nüüd uus hobi enda mõistes peaks siis tähendama, et kas see tulevikus ei saa seda enam harrastada, on keeruline seda teha või kas siis tõesti
nii-öelda julgeolekuolukord nii palju muutub, et tõenäoliselt tuleb hakata relvaga käima, kus juures nii-öelda olukordades, kus see relv on nagu kõige kergem välja tulema, on siis, kui inimene on kuskil pidustustel või purjus, aga siis ta ju relva kaasas kanda ei tohi. Suurüritustel samamoodi, nii et tegelikult inimesed võiksid natuke rohkem läbi mõelda seda relva soetamise põhjust ja mitte lähtuda nii väga emotsioonidest. Tõnis, sina oled Tondi lasketiiru juht. Kas sa tunned, et sul on tööd täna rohkem kui kunagi varem? Ma võin sellele kohe, kui sa ütlesid selle arvu, siis ma lõin kokku, palju meil käinud on koolitused ja ma sain selleks arvuks 210 inimest. 210 inimest on see aasta käinud koolitusel, reaalselt relvaloa taotlemiskoolitusel. Et see aasta on ka esmakordne aasta, kus ma teen 2 kursust kuus vahepeal. Soovid on nii palju ja lihtsalt gruppi ei saa suuremaks teha, lihtsalt kvaliteet kannatavaks. Ja mis ma tahtsin öelda siin selle Ameerika näite puhul, mis kinnitab ka sellist Toomase poolest öeldut, siis USA-s siis räägiti, et keelustatakse ära suured salved. Ehk siis nagu Saksamaal tohib olla ainult 10 padruniga salved. Mis juhtus? Kõik hakkas kokku osta. Eestis polnud võimalik vahepeal saada USA siis M4 tüüpi relvadel, M16 tüüpi relvadel salvesid. Sellepärast, et USA ei suutnud oma turu jaoks toota. Ja selles mõttes sama relvaseaduse muudatuse ka siis väljatulek pluss ka pagulaskriis. Mina saan öelda jällegi oma õpilaste põhjal. Pagulaskriis oli kõige suurem näitaja. See Ukraina, ütleme selle Venemaa ja Ukraina sõja aeg, siis pigem ma kaitseliitlasena tunnetasin seda, et nüüd oleks vaja jälle aktiivseks hakata. Et aktiivseks ka sellel rindel, et relva omamist ja relva ostmist nagu see nii väga ei mõjutanud. Aga just nüüd see pagulaskriis ja teistpidi ka mina näen seda, et toimub selline meedias liigne hirmutamine. Et kui me võtame ka selle viimase Välisministeeriumi kampaania, kuidas käituda seal nii-öelda siis tulistamise korral, siis ka osad soovitused seal, et ärge minge avalikku kohta, eks. Aga kui ma lähen välisreisile, siis ma tahan ikkagi ju mingit ajaloolist mälestusmärki näha, eks. Kuidas ma siis lähen? Sõidan sinna, istun oma hotellitoas, lendan tagasi, ütlen sõpradele vägev reis oli. Et selles mõttes, et seda ülemäära hirmutamist ei tohiks ka olla. Ja see jällegi muudab seda teistpidi, et inimesed hakkavad mõtlema, et kuidas ma saan, millised on kõige ekstreemsemad vahendid. Korra täpsustan. Selles mõttes sa möönad, et esmataotlejaid on rohkem kui kunagi varem. Jaa, absoluutselt. Ja need esmataotlejad siis põhjendavadki seda, miks nad seda soovivad, et on siis see pagulaskriis, sündmused maailmas. Kas keegi tõstab esile ka sellist põhjust, mida mulle väitis ühe teise lasketiiru juht, et nad tunnevad, et politseid ei ole enam näha ja eelkõige just kesklinnast kaugemal elades, maapiirkonnas elades kardetakse jõmme, kes võivad koduhoovi keerata. Ja ütleme, kellele abi kutsudes politsei võib-olla ei suuda reageerida. Mina ise elan ka siit linnast väljast tegelikult keset põldusid. Kindlasti on nädalavahetusi või nädalasiseseid aegu, kus politseipatrull on Järvamaa peal üks, kellest siis osad on siis veel abipolitseinikud seal patrullis sees. Aga mina ei tunneta ise ja keegi mu klientis, ma ei saa öelda nagu 100%, aga nii palju kui me rääkinud olen, nii palju kui instruktorid poolt tagasiside, siis sellist hirmu, et nüüd ma ei julge poes käia, ma ei julge tänaval kõndida, muidu kui mul relv oleks. Et sellist tendentsi mina jällegi ei tunneta. Palun, Miti. Ma tahaks öelda, et need kõik asjaolud, mis on siin hetkel toodud, need on kõik õiged ja nad töövad kompleksis. Nii pagulased kui ka Ukraina, kui ka politsei, ütleme nii, vähenemine ja erinevad üldse sündmused, seaduse muudatused, kõik mõjuvad. Absoluutselt kõik ja kompleksis see toobki selle arvu suurenemist. Meie klubi samamoodi tegeleb relvakoolitusega ja ütleme nii, no näiteks juhtus
terroriakt Pariisis. Mul tavaline grupp on mingi 10 inimest. Mul kohe grupp 30. Kohe. Et inimesed projitseerivad seda asja enda peale alati ja mõtlevad, mis juhtuks, kui mina istuks siin oma maja kohvikus ja siia tuleks mingi. Õnneks me ei ela Pariisis, meil ei ole nii palju, ütleme nii, muslemeid. Ma nimetan asju enda nimedega, vabandust, vot selline ma olen. Aga ma arvan, et hetkel Euroopa riikides kõige suurema probleemi toovad just moslemid. Kuidas, ma küsin kõigi käest, kuidas tavaline, no ütleme näiteks mina, küll mul pole kunagi relva olnud, ütleme, kui ma nagu kujutaks ette, et see on probleemi lahendus, kuidas see saaks lahendada probleemi olukorras, kus meil on põgenike Eestis täna vist 20. Mismoodi? Mismoodi? See on ju suht keeruline. Ma ei puutu nendega kokkugi nende inimestega. Aga siit tulebki mängu meedia. Selles mõttes, et kui me võtame poliitilised jõud, kes hakkasid selle najal endale mandaati tekitama, käidi mööda Eestit ringi, tõrvikute, rongkäigud ja nii edasi, seda kajastati erinevatel viisidel ja sealt tuleb tegelikult see, kus tekib inimesel hirm selle pagulaste ees, sealt tekib see hirm. Mitte ei teki sellest hirm, et kui Paide linnas oleks näiteks üks pagulaspere. Sellest ei teki hirmu, ma arvan, mitte kellegi. Ainult siis, kui on jõujooks sees, et siis võiks minna nendega nagu arveid õiendama. Et pigem on ikkagi see, et kuidas mõjutatakse ja näidatakse selle probleemi suurust. Et selles mõttes olen täiesti nõus, et see 20 inimest tõesti ei ohusta meie turvalisust puidu. Nii, siin on järjest. Palun, Toomas, Dmitri. Tahaks nii palju öelda, et üks teine paneel. Neid terroristlikke akte ei pane toime mitte moslemid või sellele süüdi islam nagu ainuüksi. Tegu on radikaliseerinud isikutega, kes on terroristid. Ja need isikud panevad toime need aktid mustalt turult saadud relvadega. Ja kui me vaatame neid rünnakuid, mismoodi need on tehtud, siis ausalt öelda, kui kas siis seal kohvikus, Nitsa maanteel, Brüsseli lennujaamas, kui seal oleks olnud eraisik, kellel oleks relv kaasas olnud, siis ilmselt see oleks püstol olnud, kohvikusse ei minda automaadiga, lennujaama veel vähem. Et see eraisik ei oleks saanud mitte midagi teha. Siin ka selle veoauto vastu ei oleks saanud mitte midagi teha. Mul tuleb meelde üks politseipatrulli lugu, kus traktorist oli umbjoobes ja ei peatunud politsei märguande peale ja siis üritati rehve katki lasta. Traktoril ei lähe, püstolil asub rehvid katki. Et samamoodi veoauto vastu püstoliga ei saa. Et see ei ole lahendus, kui nüüd me relvastume võitluseks terrorismiga. See kindlasti ei ole lahendus. Inimesed tihti ei mõtle lahendusest, aga mõtlevad enda, ütleme nii, enesetunnest. Kui te istute pimedas ruumis ja ootate, et terroristid tulevad ja teil ei ole relva, siis teie tunne on palju halvem, kui teil on relv. Näiteks mäletate, USAs just praegu oli terroriakt, kus gay-klubis käis üks mees ja lasi seal pederasti nagu maha. Aga probleem oli selles, et üks mees istus WC-s ja saatis SMS-i politseile, emale, ma kardan, siin käib selline lugu, mind nüüd löökse maha. Kujutage ette, kui temal telefoni asemel oleks püstol. Ta saaks vähemalt midagi ette võtta. Inimesed alati mõtlevad selle peale, et mis mina teen. Kuidas ma kaitsen endast mobiiliga? Okei, ma helistasin politseile. Mina elan Nõmmel. Kui kiirelt tuleb politsei Nõmmele? Kui ta satub sul maja kõrval olema, siis 10 sekundit. Jah, aga kui ta on teises Nõmme linnaosas? Võimegi niimoodi oletama jääda, aga ma arvan, Toomasel on hea vastus. Ma arvan, et Nõmme piirkonnas reageerimine on 5 minutit. Teine küsimus on kuskil maakonnas, aga
mul ei ole head vastust selle patrulli saabumiskiiruse osas, see on täpselt samasugune hüpoteetiline küsimus, nagu kui inimene saab südameataki ja kas kiirabi jõuab piisavalt kiiresti või on kiirabit vähe. Et see on täpselt samasugune küsimus, et kui inimene on ohus, siis iga sekund, mis läheb patrulli kohale jõudmiseks aega, on üleliiast. Ja see ilmselt ongi see kõige parem vastus sinna, et tegutseme vastavalt riigi võimalustele. Ma läheks pagulaste juurest läheks uuesti tagasi sinna algusesse, et see meediakäsitlus, et kuidas meedia võimendab tegelikult erinevaid relva kasutamisi ja siin on olnud, meil oli eile ühes paneelis ja on olnud täna ka juttu sellest, et meediakäsitlus üleüldse siis erinevatel teemadel, et meil oli esimene paneel oli kriisid ja kriisikesed ja siis, et mida me loeme nagu kriisiks ja üks noormees käsi püsti, Viljandi kooli tulistamine. Eestis ei ole õnneks veel siiamaani ühtegi kooli tulistamist olnud. Kooli tulistamine on mis? Kooli tulistamine on see, et inimene võtab relva. Teda ei huvita, keda ta läheb laskma. Ta lihtsalt laseb maha võimalikult palju inimesi. Jookseb amokki, ütleme niimoodi. Viljandi kooli tulistamine, nii nimetatud, kuidas meedia seda nagu tituleeris, tulistamine koolis Viljandi linnas, oli tegelikult tahtlik tapmine ehk mõrv. Inimene võttis kaasa relva ja ta läks tapma konkreetset inimest. Ta ei läinud sinna ju tulistama oma klassikaaslaseid või suvalisi õpetajaid või õpilasi. Et selles suhtes, et meedia pigem peaks rohkem läbi mõtlema ka kogu seda kajastust, kuidas viiakse kõik need teemad inimesteni. Et ütleme, et relva omamine on, miks meil NATO väed tulevad? Sellepärast, et see on hea heidutusmeetod. Kui meil on relvad erakätes, see on heidutusmeetod, okei, et pommivöösid meil ei müüda õnneks poes, aga selles suhtes, et keda huvitaks minna tulistama suvaliselt kusagil kohvikus mingeid inimesi, kus igal teisel võib olla olemas oma siis isiklik relv ja ta võib kõrvaldada siis selle ohu. Et ma loodan, et ei jäänud väga segaseks. Ma pigem siis küsin rahva käest, et kas te tunneksite ennast täna siin turvalisemalt, kui näiteks pooltel siin viibivatel inimestel oleks praegu konkreetselt puusa all tulirelv? Mina olen ka sellest parteist, et ma ausalt öeldes mind pigem hirmutab see mõte, mida ma teie jutust olen kuulnud, et neid inimesi tänavalt, kes ei kuulu spordiklubisse, Kaitseliitu ja abipolitseinikud on järjest rohkem, kes taotlevad endale relvaluba ja hangivad endale relva. Seesama ühe teise lasketiiru juht ütles mulle hiljuti, et tal oli situatsioon, kus üks naisterahvas tõi talle koguni tordi selle eest, et ta lõpuks sai relvaloa kätte, kellel polnud mitte mingisugust varasemat kokkupuudet, aga ta oli samamoodi selgitanud seda, et vaadake, mis maailmas toimub, mul on seda relva vaja, see kaitseb mind, eks ju. Ehk et mida, Toomas, ütle siis ära see, mis sa ütled, siis ma küsin. Ma teen selle hästi kahetsusväärse vea, et ma küsin moderaatorit vastu küsimuse. Vabalt. Selleks, et see on hästi intrigeeriv küsimus, et kas te tunnete ennast turvalisemalt, tunneksite turvaliselt, kui siin oleks kõik relvastatud. Teistpidi küsimus, et aga kas te tunneksite ennast palju rohkem ohus, kui siin oleks pooltel relvad, kes on tegelikult politsei poolt kontrollitud, läbinud relva tundmise eksami, oskavad anda esmaabi, teavad relva kasutamise õiguslikku poolt, on käinud ka doktor Ennete juures ja räägitud elektri sinisest värvist. Ja kes on... Toomas, ma toon sulle paralleeli. Ma olen läbinud... Teadsin, et see oli viga, et ma küsin. Ma olen läbinud esmaabi koolituse, kui ma pikendasin juhilube. Kui sellest ei ole palju aega möödus. Kui täna peaks juhtuma teel Tallinnasse, et mõni õnnetus, mina olen järgmine auto ja ma peaks andma esmaabi. Ma ei ole väga kindel selles, et ma päris täpselt mäletaks, kuidas see käib. Et seesama asi, et nii nagu Tõnis tegelikult ütles, eks ju, et on inimesed, kes tegelikult
neil ei ole seda relva tõenäoliselt väga kaua aega olnud vajadust kasutada. Võivad seda sellel hetkel, kui seda vaja läheb, kasutada ka valesti. Ma arvan, et selle minuga nõus Tõnis. Aga mis ma tahtsin öelda selle esmaabi ja selle puhul, et seal on nagu 2 asja, mis on vaja meeles, 3 asja tegelikult meeles on vaja pidada. Esiteks kõne, verejooks sulgeda ja kui süda ei tööta, südamemassaaži ja ongi korras. Vahepeal ma kujutan ette, et siin on küsimusi. Ma näen, et inimestel on käed püsti. Priit tahab küsida. Tule, võta mikrofon ka. Jah, mul on hea meel, et see doktor Enneti või kelle iganes doktori jutt siin tuli päevakorda. Et võib-olla minu küsimus on nagu see, et kas te tõesti usute nii väga sellesse jah, et kõigepealt ma teen selle ekskursi, et ütleks, et tihtilugu see kõige lihtsam asi on alati seda seaduslikku relvaomanikku minna kiusama, eks ole, ja leida, et tema maasurumine on see kõige suurem küsimus või siis nagu relvade kubatuuri ja nii edasi, nii edasi. Aga ma ütleks, et tõesti selle doktorite juures seal üks küsimus on, sest et mina olen juhtumisi inimene, kellel relvaloa taotlemine on parajasti pooleli. Ja mina olen tohtri juures ära käinud ja see psühhiaatrilise ekspertiisi moment oli väga huvitav. See kestis täpselt 3 minutit. Selle käigus küsiti mult, et millise perearsti juurde ma teid edasi suunan. Ja ühtasi küsiti ka siis, et kas tervis on ikka korras? Jah. Mille peale ma ütlesin, Ja siis see protsess läks edasi. Minu küsimus on nüüd siis selles, et kas see protsess ongi selline või kas te usute, et see on nagu küllaldane filter nagu võimalike nii-öelda ebakõlade väljajuurimiseks või peaks seal olema siiski midagi enamat. Nii et suur tänu. Nii, mehed, tulistage. Priit, aitäh. Nii, ma selles mõttes vastan lühidalt, et esimene asi, kui te sinna doktori juurde aja kinni panete, siis võetakse lahti vaadata, kas teil on haiguslugu või ei ole. Et selles mõttes see on nagu esimene filter. Ja vastavalt siis arsti pädevusest, siis kui tõsiselt oma tööd võtab, siis on kas lühem või pikem see protsess. Toomas, mikrofon. No, ma võiks öelda, et mina ise olen käinud viimati Anti Liivi külas ja küsisin tema käest, et sa minuga üldse ei ole suhelnud, ühtegi sõna ei ole öelnud, andsid mulle kohe nagu seda tõendit. Kuidas sa üldse kuidas sa saad teada, et ma ei ole hull? Tema ütles, vaata, kui hull tuleb sisse, siis ma kohe saan aru, et on hull. Ma tahtsin ka öelda, et minu arust alati kõige meeldivam on rääkida uurijatega, kes lahendavad mingit kuritegu, et nendega on alati meeldiv vestlus ja see, et me ei mõista, kuidas nii-öelda kokkuvõttes protsessi käigus tõendid välja kooruvad, et see ei tähenda, et tööd tehakse halvasti. Lihtsalt me ei mõista seda, et psühhiaatritel on samuti riiklik järelevalve, nendel on samuti nii-öelda haiguslood näha ja ma ütleks niimoodi, et praegusel hetkel Eestis, ma võin loomulikult eksida, kui ma ei mäleta, et oleks ka toimunud mõnda relvaga sooritatud kuritegu isiku poolt, kellel on antud relv välja, on politsei poolt loa saanud ja on sellega kuriteo sooritanud. Minu teada kõik need siiamaani sellised poolhullud, kes on tegusid teinud, on kasutanud lähisugulase relva. See ka mõnes mõttes mitte küll ei garanteeri, aga siiski viitab süsteemi toimimisele. Priit, kas sa võtaksid korra mikrofoni? Mul on üks küsimus sulle. Priit Simson on Päevalehe arvamustoimetusest. Miks sa relva endale taotled? Vanast peast hakkad siin nüüd relva taotlema. Miks? Kasutan oma seaduslikku õigust, eks ole. Nii et kui mul seda juhtumisi vaja on, mille jaoks sul seda vaja on? Kui mul seda juhtumisi peaks vaja minema, siis sellisel hetkel ma ei saa seda homseks. See ei ole nagu jäätis, mida saab kohe poest osta. Priit, mille jaoks sul seda vaja? Mille jaoks sa valmistud? Mille jaoks? Nagu sa tead, et ega mina olen reservohvitser, mis tähendab seda, et mulle kindlasti meeldib, kui mul on olemas mingi relv, millega ma saan ise käia trenni tegemas. Nii et hoida ennast vormis on esimene vastus ja
ma arvan, et teadupärast on peamiselt ikkagi nagu, kuigi sõjaväe jaoks on olemas mul kapis oma relv kusagil seal sõjaväe ladudes, siis nii-öelda ma ei viitsi instruktori juures käia, muide see kõvasti hoiab raha kokku, kui teha iseseisvat trenni. No kui ma kasutan nüüd Tõnise terminoloogiat, siis sa oled see nii-öelda kontrollitud sektor. Ehk et sa oled Kaitseliidu liige, sa oled reservohvitser liige, see on väga hästi ja tõenäoliselt kuulud sa ka mõnda laskespordiklubisse või kui ei kuulu, siis ühesõnaga sellega on juba hästi. Aga probleem on pigem nendes, kes siis ei kuulu. Ei Kaitseliitu, ei abipolitseinik, ei laskespordiglubi liige. Kas me korra selle järgmise teema sissejuhatuseks, Tõnis, sa saaksid kokku võtta selle, et milline on Eesti relvataotluse erinevus näiteks võrreldes Soomega? Kas Rootsiga? Ma tean, et seal on ju väga paljuski see olukord oluliselt karmim. Sa sisuliselt ei tohi kanda üldse relva, eks ju. Lisaks sa kodus ei tohi ka ju tsiviilkäibes relva omada muidu, kui sa ei ole laskespordiklubi liige. Või jahimees. Et selles mõttes, et meie enda naaberriikides on olukord ikkagi kordades karmim. Ehk et kas me nüüd tegelikult, võib-olla ma tulen selle sinu jutu juurde, kus alustasid, ka selle sektori, keda me täna ei kontrolli ei Kaitseliidu, abipolitseinike ega laskespordiklubide kaudu, peaksin ikkagi ühte neist kolmest ära suruma? Ma arvan, et pigem ei peaks. Selles mõttes, et inimesele ei saa ühtegi asja peale suruda. Selles mõttes, et kõik... No Rootsis ja Norras ja Belgias ja Hollandis ja igal pool on see ära surutud ju. Jah, aga selles mõttes, kui me tuleme nüüd selle sama sekkumise juurde, mis Tiimal oli selles mõttes, et sündmus, kus ta sekkus nii-öelda siis grupilise ründe puhul siis relvaga, siis tänasel päeval, kui ma ikkagi seal nii-öelda kuskil keset metsa elan, siis anna andeks. Kui ma selles mõttes olen ikkagi suhteliselt rahumeelne, ei taha ka jahil käia, ei taha ka sõita välja kuhugi võistlustele, siis näiteks kui korda aastas pead sa käima kuskil demonstreerimas oma oskust või pead sa olema käinud, näitena soomlastel on see laskesportlased kord aastas, sa pead vähemalt käima nii-öelda siis litsenseeritud instruktori juures neid. Aga samas, kui ma tahan saada laskesportlaseks ja kui mul on nagu halvad kavatsused, siis toon selles mõttes näite nüüd selle Soome koolitulistamisest, et kus hakati süüdistama politseinikku, kes siis kutsus see noormehe välja, see Jogela tulistamine, ja ei võtnud talt relva ära, küsiti, et aga miks sa talt relva ära ei võtnud? Aga keegi ei näe, mis kupli all toimub. Istume siin kõik normaalsed inimesed, järgmisel hetkel keegi otsustab, et tal on vaja mingi jama korda saata. Ja ma toon ka näite selle, et kui seda tulirelva ei ole, siis on piisavalt vahendeid, millega suurt kahju tekitada palju kiiremini. Et selles suhtes see tulirelv on pigem nagu üles haibitud liialt. Selles mõttes, et see tulirelv on küll kaitseks, kuid ründeks tavaline see püstol, kui sa ikka kõvasti trenni pole teinud, siis see ründeks see püstol väga hästi sobib, mis enesekaitseks peamiselt võetakse. Et pigem on, ma ei tea, Molotovi kokteil, mida on lihtsam kokku keerata, ei pea sa politsei juures käima, ei pea sa psühhiaatri juures käima, kahju on palju suurem. Et selles mõttes see Eesti süsteem hetkel on piisavalt liberaalne ja piisav kontroll. Ütleme selles mõttes jahimehed ja sportlased, nüüd enesekaitse poole pealt, kes on ainult enesekaitserelv, siis selle puhul on see, et selle 5 aasta sees ikkagi ta peaks kuskil käima ette näitamas, et ta oskab midagi teha, oskab relva käsitseda, oskab pihta saada ja samas, nii palju kui mina tean, on ka selles mõttes, et õigusalane suund sinna poole, et see kontroll nagu tekiks. Milline see kontroll on, tead sa, Tõnis, korra küsima? Selles mõttes, et detailiselt ei tea, kuidas ja kes seda korraldama hakkab, aga selles mõttes, et suund on selle poole peale. Oota, Toomas ütleb korra ära, kas sa tead seda kontrolli? See tähendab seda, et kui varem ei olnud relvaloa pikendamisel vajalik laskekatset teha, siis praeguses seaduseelnõus on sees, et laskekatse tuleb
pikendamise sooritada, et see nagu näitaks siis seda, et inimene suudab ka 5 aasta möödudes märgil pihta saada. Sigrid. Ma vastaks Priidu küsimusele siis, jah, see psühholoogiline kontroll ei ole piisav ja seda peaks tõhustama, sellepärast et kui politsei või ütleme, et relvaloaga on see, et politsei tuletab sulle meelde, et sul relvaluba hakkab aeguma. Kaitseliidus seda ei ole, ma paraku ei vaadanud, et mul relvaluba sai läbi, see eeldas ka kohe seda, et ma läksin uuesti eksamile. Tähendas ka seda, et ma läksin uuesti doktor Enneti juurde. Ma käisin teise doktori juures, aga see kontroll ei ole piisav ja ütleme, et kogu see, ütleme, et maailmas relva siis valesti kasutamine tulenebki võib-olla sellest, et inimeste teadlikkus on liiga madal. Et mida tähendab relva omamine, mida tähendab seal tiirusse laskmine, pihta saamine, mida see üleüldse endast nagu tähendab. Ja kontroll peaks olema tõhusam, aga see on, ütleme, et riiklikul tasandil ikkagi. Dmitri. Absoluutselt nõus, et siin on üks probleem, et kui te saate juhiluba ja hakkate autoga igapäevaselt sõitma, siis teie oskus iga päev nagu paraneb. Relvaga on tihti selline olukord, et inimene seda soetas, pani seda relvakappi ja tal tuleb meelde, et ta relv on ainult 5 aasta pärast, kui ta peab selle relvaloa vahetama. Okei, meie oleme siin, enamus meist on siin laskesportlased, me käime võistlustel, me trennime, me teeme üks ja teist asja. Aga ma olen absoluutselt Tõnisega nõus, et meil on kodanikud, kes ei oska seda heal tasemel käsitleda. Kes ei oska seda isegi miinimumtasemel käsitleda. Ja samamoodi Tõnis on juba öelnud, et inimesed on kaotanud relvaluba, tulevad seda taastama, sa annad tema relv kätte, temal oli 10 aastat relv ja ütled, tee lasu, ta ei oskagi vinnastada. Ja see on jama. Ja see situatsioon, nagu Toomas siin väidis, loodame, et paraneb. Samamoodi ma tahaks veel lisada selle Soome, Rootsi ja muude riikide poole. No Rootsis on olukord natuke teine kui Soomes. Rootsis näiteks on full auto tsiviilkäibes. Nii. Ja, no kui te teate, mis asi see on. Ja, me saame aru. See on üks nagu asi. Ja Soomes ka olukord muutub. Ja inimesed pressivad praegu valitsust selleks, et lubada Soomes kanda relvi nagu Eestis. Meie oleme nendele näidis. Ma korra tulen ühe statistilise andme juurde, enne kui ma annan Elmarile sõna. Viimase 5 aasta jooksul on Eestis varastatud 60 relva, 50 relva ja kaotatud 600 relva. 5 aasta jooksul. Mis tegelikult näitab seda, et seda järelikult ei hoita nii, nagu tegelikult hoidma peaks, eks ju. Ehk et minu arust see on üks selline probleem, mida nende amatööride juurde tulekuga mina nagu kardan näiteks. Sest kui minu kui ajakirjaniku käest on küsitud, et kas ma oma 25-aastase staaži jooksul on mind ähvardatud, olen ma tundnud, et mu elu on ohus. Jah, ma olen tundnud, et mu elu on ohus ainult siis, kui ma olen kohtunud hulludega. Ainult siis, kui ma olen kohtunud hulludega. Inimesed, kes on ettearvamatud, kes on tulnud telemaja valvelauda ja nõudnud läbi sekretäri helistades ilmtingimata kohtumist, sest neil on täiesti uskumatu materjal. Ja siis tuleb välja, et inimesed on ikka selgelt emotsiooni ajal valmis sind seal samas ära kägistama, sest need on tõesti need momendid. Muud tegelasin ma ei ole kunagi kartnud. Nii, Otto, meil on siin... Mitte tahtsin midagi öelda? Jah. No ütlesin. Ja tähtsad asja. Sa tõid ühepoolse statistika. Palju relvi oli kaotatud, palju relvi oli leitud ja toodud ja registrisse pandud. Palju? No palju oli? No palju vaata. No mina ei tea, mul selles... Üle 1000. Aga kust need leiti? Igalt pool. Kõigepealt, kui sa mäletad, siin oli 2 maailmasõda käinud. Ei, no okei. Siin on musta relvi, nagu ma ei tea. Ja natuke rohkem. Kui ma käisin koolis, mul oli tookare. No lihtsalt koolipoisil peab olema mingi tookare. Ma võin suga, Dmitri, enne kui ma Elmarile nüüd sõna, ma ikkagi ütlen ühe teise statistilise andme veel. Vaata, kui neid relvi oleks nii-öelda illegaalsel turul, siis nii jube palju, siis oleks kindlasti ka järgmine number
oluliselt kangem. Aga väide on see, et mis te arvate, kui palju on pandi 2005. aastal Eestis toime kuritegusid, kus kasutati tulirelva? Õige vastus 70. Kui palju oli neid kuritegusid eelmisel aastal, terve aasta peale? Kuritegusid, kus kasutati relva. 2005 70, eelmisel aastal 10. Ehk et järelikult on seis ikkagi nagu suhteliselt hea. Aga nüüd ma annan sõna Elmar Vaherile. Et väga huvitav diskussioon, aitäh selle eest. Jah, võib-olla mõned numbrid juurde, et 30 000 relvaomanikku, 60 000 relva, nendest 9000 on need relvad, mis on soetatud isiku ja vara kaitseks. Ma lihtsalt kasutan võimalust, et ma ei näe siin tihti. Kuidas sa kavatsed selle relvaga edasi elada? Käid sa tööl relvaga tulevikus? Miks? Kuidas sellest relvast? Kui tänaval tuleb kurjategi vastu, ütled, et sa oota, ma lähen too kodult relva ja ma asun kaitsma ennast. Et tegelikult sa ikkagi relva hangid muus eesmärgi nimel või? Ma hangin ta selleks, et käia taga tiirus laaskumas. Just. Ja siis kui vara ja elu on vaja kaitsta, siis teed mida? Siis kaitsen vara ja elu. No, kuidas sa teed, kui sa selle relva ringi käid? No kui mul tekib see vajadus, siis me vastavalt olukorrale. Ega siis ju ka politseinik ei jaluta alati relvaga ringi, nagu me teame. No enamus ikka jalutavad ja tööl kindlasti jalutavad ja umbes 40% politseinik kannavad relva ka vabal ajal. Meil on antud alaline relva kandmise õigus politsei poolt, aga miks me seda teemat tõstatasin? Ka meil on muide õigus relva omada. Just, aga soovitan ka ikka kanda ka ajakirjanikuga kaasas, sest vastasel korral oled sa maha lastud ja röövitud, sest et see ei tööta, kui sa selle kaasas ei kanna. Mul on üks hea sõber südamearst. Tema töö on lõigata südameid ja ta selle augu ääres on vait, paneb Rammsteini käima ja kuulab. Minu töö on hästi palju rääkida ja kui me samal ajal kokku saame, siis tema räägib, mina olen vait. Ja üks teema, mis meil kuidagi iga poole aasta tagant tõusetub, on selline, et ta elab kusagil linnast väljas. Et kuule, Elmar, nüüd ma ostan relva. Kuule, mis hea relv on? Siis ma hakkan jälle veeretama vana juttu, mida ma rääkin ilmselt 100 korda juba. Kuule, Günther, vaata, mis sa selle relvaga teha tahad? Ei, no kui tuleb ikka pätsi ja siin ma ukse peale ma lähen kõmmutan ikka vastu ja siis ta ütleb, Elmar, ära muretse. Ma selle salve panen sinna garaaži seifi on ja siis kelgu panen sinna enda tuppa kapi taha ja moona panen ka kuhugi auto pagastikusse. Ja siis me jõuame lõpuks selleni, et ta seda relva ei osta ja nii on juba päris 10 aastat olnud. Et lihtsalt, et see minu arvates see relva omamine on pigem hobi ja Eestis enese ja vara kaitseks ei tasu relva küll muretsema hakata. Nii, Toomas, tahtsin midagi öelda vahepeal? Ma tahtsin öelda seda, et nende numbritega mängimine on alati selline hästi paha asi. Et 600 kaotatud relva on ilmselge näide sellest, et meil on probleem relvaomanikega. Ja kas see probleem on nüüd selles, et kui sul on üks relv, sa ei pea omama relvakappi. Sest kui sul on relvakapp, sa paned selle relva sinna sisse, sa ei saa seda ära kaotada ju. Aga kui sul on üks relv seaduse järgi, sul ei pea relvakapp olema, siis inimesed peidavadki, et ta oleks võõrastele kättesaamatus kohas, et ei oleks niimoodi, et Viljandi koolipoiss saab enda isa relva kasutada. Ja on juhtumid tõesti sellised, kus peidetakse nii-öelda relv ära, ma ei tea, kas päris maale kaevatakse, aga peidetakse niimoodi ära, et järgmine põlvkond leiab kuskil vanaisa relva küünilakast. Ja see on probleem. Ja see ongi nende nii-öelda passiivsete relvaomanike probleem, et ei saa sellist asja ära unustada. Täpselt nagu keegi ei unusta ju ära, kus ta auto parkis kokkuvõttes. Et relv ei ole mänguasi. Nüüd, kui võtta seda, et kui palju on relvi varastatud, siis alati relvaomanik peab mõtlema seda, et ta võib olla kurjategija jaoks huvitav sihtmärk. Tegelikult kõik ka relvaspordi inimesed peavad mõtlema selle peale, et nad võivad olla kurjategija jaoks sihtmärk. Ütleme, kui näiteks täiskaliibriline spordiala IPSC, mis Eestis on suhteliselt populaarne, siis IPSC liikmed on täpselt samamoodi. Vahepeal oli selline suur liikumine, paneme kõik autode peale endal klepsud ja siis me teame, et oma spordimees sõidab, sõber on, laseme signaali tänava peal. Aga siis rahval tekkis ka see mõte, et kui meil on need kleepsud peal ja saadakse teada, et tegelikult seal autos võib relv olla, et siis järelikult ei ole hea mõte. Et siin on alati selle
relva omamisega kaasneb väga suur vastutus ja need numbrid on täpselt see näide, mis näitab, et inimesed alati ei mõtle läbi, mis 2 aasta pärast saab, kui ta on relva soetanud, kui huvi on kadunud või kui selle vastu. Sigrid. Ma arvan pigem, et tegemist on ka, et selle relvakultuuriga, et kui Šveitsis on näiteks igal siis ütleme, et armee kohustuse läbinud inimesel kodus relv ja see ongi tal ette nähtud, et tal see kodus on, ta läheb reservõppe kogunemisele, ta võtab kodus kapist, võtab relva, läheb teeb oma reservõppe kogunemise ära, läheb koju tagasi, paneb relvakappi tagasi ja kuritegevus on maailmas, ütleme, et kõige väiksem, eks ole, Šveitsis, et see on tegelikult, mitte nüüd öelda, et emapiimaga kaasa antud, aga see on, relvakultuur on kultuur, mis vajab teadvustamist juba suhteliselt nagu algselt või noh, varajases elueas ja pigem mulle tundub, et siin vot ongi, et need relvakandjad pigem peidavad oma relva kusagile ära, et keegi seda ei leiaks, ei näeks, aga pigem tuleks võtta just oma see jõnglane näpu otsa, viia ta laskekiiru, lasta tal püstolist tulistada, et ta saaks aru, mis heli see on, mis tunne see on, kuidas võiks olla tunne, et kui sa pihta saad. Näiteks, et see ei ole mingi film, et see ei ole mingi videomäng, et pigem ütleme, et läbi sellise tegevuse üritada siis teadvustada inimestele, mis see üleüldse on, mida see tähendab. Ma tahtsin lihtsalt ühe asja lisada, et mina oma last küll ei laseks selleks, et ta tunda saaks, mis tähendab, mis pihta saada nagu. Aga Sigrid, sina oled Kaitseliidus. Ma tulen veel kord, meil ei ole väga palju aega lõpuni jäänud, aga ma tulen veel kord selle juurde, et kas ei oleks mõistlik, et ikkagi, kui mina näiteks 2 aasta pärast tahan võib-olla siiski maatalu omanikuna endale selle relva taodelda esimese, et siis ma peaksin olema vähemalt Kaitseliidu liige, jahimeeste klubi liige, laskespordiklubi liige, et see kontrollfilter oleks kangem. Kui te tahate ühiskonna turvalisuse, julgeoleku heaks midagi teha, liituge seltskonnaga. Me ei saa kõik astuda Kaitseliitu, me ei saa olla kõik abipolitseinikud, aga see kontroll peaks olema tugevam, ma leian, et mitte nüüd päris, et kõiki relvaomanikke nagu ära peedistatakse, aga see psühholoogiline kontroll, nagu siin Priit välja tõi, peaks olema tugevam, siis nagu Tõnis välja tõi, et 1 kord aastas võiks olla selline, mitte laskeeksam, aga ma ei tea, tabavuse kontroll või kordame üle, et vanad asjad, mitte päris, ütleme, et eksami vormis, aga nagu järelkontroll või ma ei oskagi seda nimetada, Tõnis kindlasti parandab, et jah, et tegelikult ega see, kas ta nüüd märklehele pihta saab või ei saa, see on nagu üks teema, tekib närvisisse ja nii edasi, aga mis relvaomanik peaks kindlasti teadma oskama, on see, kuidas relva ohutult käsitseda. Sa oskad salve alt ära võtta, oskad relva kontrollida ja selles mõttes, et selle nii-öelda veendumiseks, selleks, et kui ta 1 kord aastas peab seda kuskile ette näitama, ükskõik kus kohas, siis igal juhul on see juba samm edasi selleks, et me teame, et mingit õnnetust suurt juhtumas ei ole. Nii, meil on üks küsimus ka. Selle sama teema pikenduseks, et miks ma pean olema jahimees, kui ma elan kuskil, kus ma jahti pidada ei saa, või miks ma pean olema laskesportlane, võtma võistlustest võtma osa, sest spordiselts eeldab, et ma ikkagi olen ju aktiivne liige. Kui ma olen relvahuviline, võib-olla see on seotud mingisuguse pärandvaraga, võib-olla pereväärtused, mis iganes. Piisab on see, kui ma selle 5 aasta jooksul regulaarselt vajadusel käiksin ju instruktori juures ja teeksin oma asjad selgeks. Ja minusse on ka sel juhul usku. Aga miks ma pean olema seotud võistlustega? See tekitab küsimärki. Kas ma mäletan õigesti, see oli käsi püsti siis, kui ma küsisin, et kes on mõelnud viimasel ajal? Jah, ma olen täna relvaomanik, et mitte mõelnud, vaid ma olen omanik, aga ma olen selle sama relvaseaduse puhul ka see omanik, kes oli sunnitud siis vahetama
enese ja vara kaitseks soetatud relva siis spordi tegemiseks mõeldud relva vastu. Ehk siis muutsin tähistust. Ja seal on väga selline lihtne punkt. Üks on see, et kui sa omad relva, mis on kaliibriga mitte väga levinud, siis paraku oled sa seotud müügimeestega, kes ei suuda sulle moona tarnida, aga oma vara kaitseks soetatud relvaga tekib sul kohe olukord, kus sa ei saa tunda täit rõõmu, sul kaob ära iselaadimise võimalus ja sul tekivad teised mööndused, kaasa arvatud moona hulk. Nii et jälle, väike kitsendus andis mulle võimaluse süveneda sellesse maailmasse natuke rohkem ja täna liituda juba sportlastega. Väga hea, anna mikrofon edasi, meil on veel seal mõtteid. Ma tahtsin lihtsalt kommentaariks öelda, et kaitseliitlasena ma arvan, et ükski Kaitseliidu malev ei taha enda hulka inimesi, kes tulevad ainult selleks, et saada relvaomanikud. Klaar, sellega ma olen nõus, aga nii-öelda neid variante on ju erinevaid, kellega siis, kui nad tunnevad ennast ebaturvaliselt, kui nad on relva tõesti selleks esmakordselt hankinud, nad kardavad, et pagulaste või Ukraina kriisi tõttu on neil vaja ennast kaitsta, nii nagu meie paneeli alguses kõik seda kinnitasid, et see on selle relvalubade taotluse hüppelise kasvu üks põhjus, siis see on küll hirmutav ausalt öeldes. Pigem siis, kui te tunnete ennast ebaturvaliselt, liitub abipolitseinikega, minge kaitseliitlaste sekka ja nii edasi. Kui see panna nagu kohustus peale, et sa pead olema Kaitseliidu liige selleks, et relva saada, siis Kaitseliit ei taha neid, kes tuleb ainult selleks, et relva olla saada. Asi klaar. Kas on veel küsimusi? Nii, seal on üks küsimus. Ma ütlen kõva häälega ise. Mis te arvate mitteletaalsete relvade, näiteks traumaatiliste püstolite, taiserite ja nende kasutamised, võib-olla propageerida seda ideed rohkem rahva seas, et sul ei pea olema tapvad püstolid? Tahaks vastata, et ma ise väga tihti käin Venemaal nii sporti tegemas kui lihtsalt puhkamas, mul on seal sugulasi, mul on sõpru ja Venemaal on levinud just need mitte tapavad relvad. Probleem on selles, et inimesed kujutavad seda ette nagu pika rusika. Nad alati mõtlevad, ma ei löö ju maha selle relvaga, ma teen haiget. Ja kui keegi näiteks vales kohas läheb üle teed, mida nad teevad? Teevad akna lahti ja panen sinna põmm-põmm. Teevadki niimoodi. Kui mul on reaalne relv, mis tapab, siis ma mitte kunagi nii ei käitle. Sest ma saan aru, et kui tuleb põmm-põmm, siis on laip on olemas. Ja see on kõige suurem probleem nende just traumaatiliste relvadega. Ja Venemaal on praegu tendents, et nad lõpetavad seda asja üldse ära. Ja räägitakse praegu, et tulevad ikka nendel päris relvad tsiviilkäibesse enese ja vara kaitseks. Üks vahepõikene ütleb, kas te teate, et mulle öeldi, ma olin kergelt nagu šokis, Taanis on keelatud närvigaas. See, mis Eestis on iseenesest täiesti lubatud. Eestis on ka vist närvigaas keelatud, pipragaas on lubatud. Pipragaas on lubatud, aga seal oli üks naine, kes ühe kurjategija rünnaku närvigaasiga ära hoidis, tema vastu algatati menetlus ja pipragaasiga ka. Või oli pipragaas? See on pipragaas ka siis keelatud. Aga vastuseks küsimusele, mina keelaks kõik need relvasarnased asjad ära. Selleks, et kui sul on vastas inimene, kellel on ehtne tulirelv ja sa pärast räägid haiglas, et ma tahtsin tegelikult ainult traumaatilise relvaga lasta, et teine inimene siis tegi nii-öelda hädalasu enese kaitseks. Et see on veel hullem, kui sellised traumarelvi või teisereid ei ole. See, et inimesel on pipragaasi balloon on, ma ütleks, peamiselt meie sõbralike koeraomanike vastu, et see on okei. See on okei. Aga see, et on relvasarnased asjad, mis ka pauku teevad, ma arvan, et see tuleks ära lõpetada. No nii, aga hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama 4 inimest, 50 relva, nagu me siin paneeli alguses tõdesime. Ühtepidi võiks ju jääda mulje, et te kõik olete sellest parteist, nagu Einar meenutas, nagu ühes filmis üks mees ütles, et minu ülesanne on, kui iga maailmas, iga 12. on relv, siis minu ülesanne on kõik esimesed 11 ära relvastada, et siis ma saan aru, et teie filosoofia see ei ole siiski. Et
ma nüüd arvutasin vahepeal kokku, et seal mingi 12 aastat äkki tuleb või natuke peale, kus ma niimoodi väga aktiivselt nagu relvakoolituste ja relvadega tegelen. Ma olen pigem sellest parteist, et kes ei taha nagu laskmist näha ja ei taha relvasid näha ja tahaks nagu rahus ja vaikuses olla. Kas te möönate, et mida rohkem relvi, seda rohkem relvaintsidente? Intsidendid tulevad ainult siis, kui ei ole järelkontrolli, kui ei ole sotsiaalset kontrolli. Aga selles mõttes, et ükskõik mis asja, kui me paneme Paide linnas sõitma ühe auto, siis õnnetuse puhtalt nagu sihuke juhtumise võimalus on nii palju kordades väiksem. Samas, kui me paneme selle ühe auto sõitma, paneme sinna oskamatu juhi sisse või siis on juhiloaga sõitjad terve linn täis, et siis on vastupidi ka ju. Et õnnetusi võib selle ühe autoga kordades rohkem tulla kui praegusel hetkel. Lühidalt ja konkreetselt, kas tänast olukorda peaks kuidagi veel liberaliseerima, vastupidi, veel kraane kokku keerama? Jaanuaris tuldi ikkagi sellele relvaseaduse eelnõul, mis Euroopast kerged suunised andis väga valuliselt vastu. See tühistati see mõte, et inimesel võib olla tsiviilkäibes ainult üks relv, eks ju. Täna on endine olukord taastatud. Igas asjas peab olema mingi bilanss. Et liiga palju relvi on paha, liiga vähe relvi on paha. Ma võin küsida nagu sellised küsimused, kas narkootikumid on head või halbad. Kui te ütlete mulle, et halbad, siis ma kohe ütlen teile vastu. Vabandage, näiteks need inimesed, kes on haiged, kes peavad seda kasutama ja te nendele ei anna, nende jaoks on see hea. Kui me müüme seda koolis lastele, siis see on loomulikult paha. Ja samamoodi relvad. Politseinike, Kaitseliidu käes, nad on head. Laskesportlaste ja ma ütleks nii, et heapäraste inimeste, seaduse kuulakatele inimestele relvad on head. Aga kui neid lihtsalt laiali jagada, teeme siin telk lahti, kes tahab relva, tule siia, võta palun. See on loomulikult mõttetu asi, et alati peab olema balanss ja siin Eestis meil on enam-vähem hea relvaseadus, ütleme nii, maailmas üks parimatest. Mõned asjad vajavad lihvimist, nagu siin Tõnis juba ütles, et relvaloa vahetamisel peaks see relvakatse jälle olema. Psühhiaatri kontroll peaks olema parem ja nii edasi. Võib-olla need inimesed peaks olema kuidagi teistmoodi motiveeritud olla mingites hulkades, et trennida seda asja. Aga öelda, et me ei taha relvi, see on paha, ja öelda, et me tahame igaühele anda relva, see on samamoodi paha. Mina lisaks seda, et relvad lihtrahva käes on julge ja usaldava riigi käitumine. Ja kui me suudame selle litsenseeritud tegevuse käigus, mis praegu relva omamine on, inimene peab pingutama, et relva saada, ta peab tõestama oma käitumisega, et ta väärib selle omamist. Et kui me suudame seda hoida normaalsuspiires ja ei anna reeglites väga palju järele ja samas ka ei keera nii-öelda vinti üle, siis ma ütleks, et Eesti olukord on päris okei. Ja kindlasti siin mängib rolli ka see inimese vastutus, et meil on relvaloa kaotamiseks on vaja teha ainult purjus autosõit. Ja see inimene, kes võib-olla tundis väga palju huvi relvade vastu, varem enam ei ole relva omanik. Et minu väide on see, et inimesed, kes omavad relvi ja kes nagu adekvaatselt hindavad selle väärtust, on ka seaduse kuulakamad, nad paratamatult peavad olema, muidu nende hobi lõpeb ära. Sigrid? No ega siin väga palju enam lisada ei olegi, et ja täpselt nii see ongi, et põhimõtteliselt mina pooldan ka, et kas või ütleme, et kord aastas selline järelkontroll, mitte nüüd päris nagu lõpuni nagu relvaomanike peedistamine, aga mingi kontroll võiks olla. Ja kui me nüüd võtame siin vahepeal käis läbi see Pariisi tulistamine, et kõik sellised terroriaktid on tavaliselt tehtud ebaseaduslike relvadega. Et relvaomanikud on vastutustundlikumad
täpselt, et ei istuta ei napsusena, ei jääknähuga rooli, sellepärast et kaotamine või õigemini, see kaotus on lihtsalt liiga suure väärtusega. Et ärge peedistage meid. Me oleme ka väga turvalised tegelikult. Ma enda poolt 2 mõtet, et ma oma suures ametis loen hästi palju maakonnalehti ja maakonnalehed on tegelikult selline päriselu kõige parem lakmuspaber, mitte see peavoolumeedia. Ja viimaste mitme kuu jooksul tegelikult olen ma seal täheldanud ühte mõtet, mis on ka siin telgis tänase päeva jooksul nagu läbi käinud, et tegelikult mure siseturvalisuse pärast on suur. Et siseturvalisuse asutuste see, mil moel see läbi rahva hääle välja paistab, on viidud sinnamaani, et seda ei tohi fileerida nii rohkem, kui ta juba ära fileeritud on, eks ju. Ehk nüüd on piir, nüüd tegelikult peaks hakkama inimestele kuidagi sisendama turvalisust läbi selle, et tuleb patrulle rohkem tänaval, eks ju. Sest kui tõesti vastab tõele, esmataotlejate seas on inimesi, kes ei tunne sellepärast ennast turvaliselt ja hangivad relva, siis see tegelikult on kurb signaal. Olete nõus? See on kurb signaal küll, aga ma vaidleks sulle vastu seda, et patrulle peab rohkem olema. See on väga selline, piltlikult öeldus. Mida ma öelda tahtsin, oli see, et kui me läheme tagasi nii-öelda esimese vabariigi juurde, siis tänasel päeval ma ise tunnen ja näen maal ja linnas ka, et ühistegemine tänu kolhoosi ajale on eestlase mõtte jaoks veits tabu. Samas jällegi esimene vabariigi aeg, siis vabatahtlikud päästjad, päästeühendused, ühingud, need olid väga jõulised. Ja selles mõttes, et auasi oli sinna kuuluda. Täna ka ju tegelikult. Just, et aga selles mõttes, et see suund ongi sinna. Et selles mõttes, et ei ole kasu, kui Elmar paneb 10 patrulli Paidesse juurde. Samas, kui ta suudetakse värvata Paidest juurde 10 abipolitseinikku, siis tegelikult see tuntav turvalisus suureneb palju rohkem. Ja viimaks alustasime numbritega, lõpetame numbritega, et liiga palju relvi on halb, on see sama Ameerika näide. Mis te arvate, kui palju, mis te arvate, kui palju politseinikke Ameerikas tapetakse aastas? 200. Kui palju politsei inimesi tapab aasta jooksul? 3 päevas. See on anarhia, mina julgen öelda, aga see on ühe teise paneeli teema, kindlasti mõnel teisel festivalil. Mina tänan Tõnis Toomast, Dmitri Sigrit, suur tänu teile ja heade mõtete eest, kiitus ja au.